Tervist! Ma sooviksin läbi lahendada 2 ülesannet, mille mõlema sisuks on andmete otsimine. Kusjuures nende andmete otsimiseks on vaja lugeda andmeid ainult ühest andmebaasi tabelist. Need ülesanded on näha ekraani peal ja nende ülesannete lahendamiseks kasutan ma tudengite andmebaasi. See on seesama andmebaas, mis on ka, mille põhjal on välja toodud SQL kontrolltöö näite ülesanded. Ja minu plaan on selline, et kõigepealt kirjutan ma laused, mida saaks käivitada Microsoft Accessi andmebaasis. Ja siis demonstreerin teile, et ülipisikese muudatuse järel on need laused käivitatavad ka LibreOffice Base abil loodud andmebaasis ja PostgreSQLi andmebaasis. Nii et ma alustan sellest, et hakkan siis koostama lauseid Accessi andmebaasi põhjal. Ja nüüd nende lausete kirjutamiseks kasutan ma siis Notepad++-i. Kirjutan need laused kõigepealt Notepad++-i olevasse faili ja seejärel kopeerin nad Microsoft Accessi keskkonda. Ja mis puudutab siis Accessi ettevalmistamist tööks päringutega, et selle kohta on olemas eraldi video. Nüüd, kui ma võtan lahti selle Accessi faili, näete, mulle praegu näidatakse siin sellist kollast teadet, et turbehoiatus, luba sisu, ingliskeelse Accessi puhul oleks siis security warning, enable content, et see sisu lubamine tuleks kindlasti teha selleks, et teil ei oleks blokeeritud siis osa funktsionaalsust selles Accessi keskkonnas. Ja see sisu blokeerimine on tegelikult osa siis Microsoft Office'i paketi turvamehhanismist. Et see turvarisk seisneb selles, et erinevates Office'i programmides on võimalik luua makroid, et tööd hõlbustada, aga neid makroid võivad kirjutada ju ka pahade kavatsustega inimesed. Ja siis on hea vaikimisi aktiivne sisu välja lülitada ja küsida siis kasutajalt luba, et kas ta soovib selle sisse lülitada või mitte. Ja kui teilt küsitakse, et kas määrata see fail usaldusväärseks dokumendiks, et siis kindlasti võite ka seda teha. Nüüd, mis iganes vahendid te kasutate andmebaasi süsteemi näol ja ka selle programmi näol, mille kaudu te siis selle andmebaasi süsteemiga suhtlete selleks, et seda süsteemis loodud andmebaasi kasutada. Et kindlasti oleks kõigepealt väga hea saada ülevaade, et milline on see andmebaasi struktuur. Ja selleks ma võtan siis mäletatavasti siit Accessist ülevalt andmebaasi riistad ehk database tools ja seosed ehk relationships ja siit on näha see andmebaasis olev tabelite struktuur. Et tegemist on siis ülikooli andmebaasiga, et keskne protsess, mille kohta siin andmebaasis andmeid kogutakse, on õppimine. Iga õppimine on seotud täpselt ühe tudengiga, iga õppimine on seotud täpselt ühe õppeainega, iga õppimine on seotud täpselt ühe õppejõuga, kes seda õppimist läbi viib. Et muideks, kui te siin vaatate seda pilti, te näete, et siin on ka pildi peal välja toodud tabel õppejõud 1. Samas, kui te vaatate siia tabelite nimekirja, siis te sellist tabelit siit ei leia. Et see nüüd tuleneb asjaolust, et tegelikult selles tabelis õppejõud on selline seos, nagu on rekursiivne seos, ehk siin selles tabelis õppejõud on välisvõti, mis hõlmab veergu ülemus. See välisvõti viitab sama tabeli kandidaatvõtmel õppejõu koodi. Ehk iga õppejõu juures on kirjutatud, et milline õppejõud on selle konkreetse õppejõu ülemuseks, et mõnel on see ülemus olemas, mõnel ei ole. Nii et näiteks Andres Kallasel puhul tema ülemuseks on õppejõud koodiga 2 ja see õppejõud on Juhan Jurikas.
või näiteks samamoodi Mart Aavik või Agu Aas või Karl Kusti, et nende puhul on ka selleks ülemuseks õppejõud koodiga 2 ehk siis Juhan Juurikas. Ene Lepa ülemuseks on aga hoopis Mari Mesi. Ja Juhan Juurikas ja Mari Mesi on siis sellised õppejõud, kellel endal ülemusi ei ole. Nii et eksisteerib selline rekursiivne seos ja siin Accessi keskkonnas tegelikult ei ole see keskkond võimeline graafiliselt näitama, et siin on seos iseendaga, vaid selle asemel näidatakse, et justkui siin oleks tegemist kahe erineva tabeliga ja nüüd nende tabelite vahel on seos. Nii et see lahendus, mida te siin muideks näete, et see lahendus on selline SQL-i andmebaaside puhul väga levinud lahendus, et kuidas esitada siis tabelites rekursiivseid seoseid ehk seoseid iseenda. Et kuna ta on nii levinud, et siis selle jaoks on isegi olemas eraldi nimi, küll nagu nimistu ehk adjacency list, et niimoodi tuntakse siis seda andmebaasi disaini, mis siis võimaldab andmebaasi tabelites registreerida hierarhilisi andmeid. Ja kui vaadata veel seda pilti, siis iga õppimise alt toimub 0 või rohkem eksamit. Nüüd selleks, et hakata siis SQL lauseid siin kirjutama, käivitama, valima siit loo ehk siis create, valin siin päringu kujundus ehk query design ja nüüd avaneb siis see graafiline keskkond, kus mul on võimalik visuaalselt koostada SQL kas siis andmete otsimise laused või ka andmete muutmise laused. Et esialgu ma ei plaani seda graafilist keskkonda kasutada, küll aga ei ole teil selle kasutamine keelatud ka oma ülesannete lahendamise juures ja pakkeldu ülesannete lahendamise juures. Ja minu hinnangul selline kõige mugavam viis, kuidas seda graafilist keskkonda õppida, on kasutada ära seda Accessi võimalust, et siin on selline kahesuunalise tõlkimise võimalus. Ehk te saate koostada graafilises keskkonnas lause, lasta tõlkida süsteemil selle SQL keeld. Ja ka vastupidi, et saate kirjutada SQL lause ja siis saate lasta näidata nüüd, et milline näeks välja see lause koostatuna selles graafilises disainis. Nii et see õppimise strateegia võikski olla selline, et te kõigepealt kirjutate SQL lause koodina ja vaatate, kas ta annab teile soovitud tulemuse, siis vaatate, milline näeks see lause välja selles graafilises keskkonnas ja järgmine kord, kui te peaksite koostama mingisuguse sarnase lause, lahendama sarnase ülesande, et siis oskate teha võib-olla juba esmased valikud selles graafilises keskkonnas ja seejärel siis viimase liifi, kui vaja, anda siis juba koodi tase. Nii et ma valin siit hetkel suve, valin siit SQL vaade ja see on siis see koht, kuhu ma saan hakata kirjutama SQL lause. Nagu öeldud, see graafiline, see kasutajaliides siin Accessis SQL koodi käivitamiseks ei ole kuigi mugav kasutada ja sellepärast ma kasutan siis võimalust, et ma kirjutan seda koodi siin Notepad++-is ja seejärel kopeerin selle siia Accessi andmebaasi aknasse, et seda käivitada. Kes soovib, võib kasutada näiteks ka selliseid vahendeid nagu dbeaver või ka siis dbschema, et nende kasutamise kohta on olemas siin kodulehel ka eraldi video. Nii et ma valin siit file new, valin siit language ja valin siit SQL ja see nüüd tagab seda, et siin värvitakse siis koodi vastavalt sellele, et tuuakse välja SQL-i võtmesõnad, tuuakse välja SQL lause erinevad osad erineva värviga ja näiteks ka üks hea asi on see, et siin kohe mulle näidatakse ka rea numbreid näiteks nende lausete juures. Nii et hakkame siis pihta, et see ülesanne või mõlemad ülesanded on siis sellised, mis on mõeldud lahendamiseks ühe tabeli põhjal. Ja mul selles punktis number 1 tuleb leida andmed õppeainete kohta. Andmed õppeainete kohta on tabelis aine. Ja mul tuleb siis leida andmeid mitte nüüd kõikidest tabeliveergudest, vaid ainult osadest veergudest ja ei tule leida mitte kõiki tabeliridu, vaid ainult teatud kindlatele tingimustele või vastavad read.
Et hakkan siis pihta sellest, et kirjutan sellise kõige lihtsama võimaliku lause, mida üldse annab SQLis kirjutada. Et ma võrdleksin seda sellise hello world näitega või tere maailm näitega, et kes on programmeerimisega kokku puutunud, et siis ta teab, et uue programmeerimiskeele õppimisel tavatsetakse siis esimese asjana kirjutada selline programm, mis väljastab teate hello world, kui siis näide programmist, mis on nagu võimalikult lihtne. Et siin sellise võimalikult lihtsa SQL lause näitena ma kirjutan siis kõigepealt lause, millega ma leian kõik andmed tabelist ainult. Nii et ma kopeerin siit selle lause ja kirjutan selle siia aknasse ja vajutan siin sellele käivitamise nupul. Nüüd, mis puudutab nende select lausete käivitamist, et siis on võimalik kasutada siin Microsoft Accessis ka kiirkorraldus. Nii et kui ma käivitan kasutan kiirklappi Ctrl koma, siis see SQL lause pannakse käima. Kui ma vajutan Ctrl punkt, siis läheb see tagasi SQL vaatesse. Ctrl koma, Ctrl punkt, Ctrl koma, Ctrl punkt. Nii et kellele meeldib kasutada kiirkorraldusi, võib kasutada kiirkorraldus. Alternatiivina võin ma vajutada siin käivitamise nupule ja minna siit tagasi siis SQLi vaatesse. Või soovi korral saan minna ka kujundusvaatesse ja vaadata, kuidas see koostatud lause nüüd näeks välja selles graafilises liides. Nii et siin antud juhul on siis select ja from võtmesõnad. Ma olen parema loetavuse huvides kirjutanud suurtähtedega, ehkki see ei ole SQLis rangelt võttes nõutud. Ja ma olen kirjutanud selle lause erinevad alamusad ehk klauslid erinevatele ridadele. Ja ka see ei ole SQLis rangelt võttes nõutud, küll aga selline reavahetuste kasutamine aitab kindlasti kaasa sellele, et see lause on siis paremini loetav. Nüüd, kui me räägime siis sellest päringulausest või üldse SQL lausetest, et nad on kirjutatud sellises struktureeritud inglise keeles. Ja selliste lihtsamate lausete puhul tegelikult on see lause tulemus ilmselt kõigile inglise keele oskajatele üsna ilmne. Nii et select, siin see tärn tähendab seda, et ma soovin andmeid kõikidest tabeliveergudest, et ma ei soovi täpsustada mingit kindlat veergu või mingeid kindlaid veerge, vaid ma soovin andmeid kõikidest veergudest. From klauslis tuleb nimetada siis tabel või tabelid, kus kohast ma soovin andmeid saada. Ja samamoodi on siis siia lausesse võimalik juurde lisada veel mitmesuguseid klausleid ehk alamusi ja igal sellisel klauslil on siis oma kindel üles. Muideks, üks asi, mida võib siis öelda SQL keele kohta on see, et tegemist on kindlasti suure keelelise liiasusega keelega. See keeleline liiasus tähendab seda, et ühe ja sama ülesande lahendamiseks on võimalik SQLis kasutada mitut erinevat lauset. Mida keerulisemaks muutub ülesanne, seda rohkem on neid erinevaid võimalikke lauseid. Kõik need laused annavad samasuguse tulemuse. Lihtsalt, mis võib juhtuda, on see, et erineva syntaksiga laused erinevates süsteemides töötavad erineva kiirusega. Mõni lause kiiremini, mõni lause aeglasemalt. Aga see ei ole paraku ennustatav ja sõltub juba konkreetsest andmebaasisüsteemist, selle andmebaasisüsteemi versioonist ja sellest, kuidas siis sisemiselt on see andmebaasisüsteem realiseeritud. Nii et illustreerimaks seda, et mul on võimalik SQLis lahendada ühte ülesannet mitmel erineval viisil, ma kirjutan siia alternatiivse lause, mis tegelikult samamoodi lahendab selle ülesande, et leia kõik andmed tabelist ainult. Leia kõik andmed tabelist ainult. Nii et isegi nii lihtsa ülesande puhul mul on võimalik juba kirjutada mitu erinevat lauset, mis seda ülesannet lahendab. Nii, et aga praegu oli siin siis see select tärn from aine kirjutatud.
Nüüd hakkan siis seda lauset täiendama, et nii lihtne see lause siiski ei ole, mis selle siin välja toodud ülesande peaks ära lahendama. Et mul on öeldud, et tuleb leida selliste õppeainete koodid, nimetused, kommentaarid ja punktid, mis siis rahuldavad järgmiseid tingimusi, kusjuures siis nimetused veel kõigele lisaks peavad olema suurtähtedega. Nii et ma alustan võib-olla selle lause täiendamist sellest, et täiendan seda select klauslit. Ehk siis lisan siia select klauslisse juurde nüüd täpsustan seda select klauslit, näitamaks ära, millised peavad olema siis selles päringu tulemuses olevad veerud. Nii et mul on vaja leida kõigepealt siis õppeainete koodid. Nii et select ainekood. Siis on mul vaja leida nende õppeainete nimetused, mis on siis veerus nimetus. Siis on mul vaja leida kommentaarid, mis on mul siis veerus kommentaar. Ja siis on mul vaja leida ka punktid, mis on siin veerus nimega punkt. Võtan nüüd, kopeerin selle lause, kleebin selle lause siia aknasse, panen selle käima ja näete, tulemuses ei ole mul nüüd enam andmed mitte kõikide veergude kohta tabelist ainult, vaid ainult nende veergude kohta, mille nimed on siia välja toodud. Nüüd võib-olla mõni sõna selle Accessi kasutamise kohta. Et oletame, et näiteks selle veeru nime kirjutate valesti. Et ei kirjuta mitte veeru nime punkte, vaid kirjutate hoopis veeru nimi punktid. Panete selle käima ja nüüd näete siin tulemuses sellist akent, kus teil palutakse sisestada parameetri väärtus. Vot see on nüüd seotud ühelt poolt selle Accessi funktsionaalsusega, et SQL lausetes on võimalik kasutada parameetreid, millele kasutajad peavad andma ise siis väärtused. Ja nüüd, kui siis Accessi päringu täitja kohtab siin lauses mõnda sellist sõna, millest ta ei saa aru, et ei ole näiteks sellise nimega veergu siin praegu. Et siis ta mõtlebki, et äkki siin peetakse antud juhul silmas parameetrit ja näitab parameetri väärtuse sisestamise akent. Tegelikult tuleks seda antud juhul interpreteerida kui veateadet ja see veateade viitab sellele, et on selles päringus kirjutatud veeru nimi valesti. Nii et antud juhul siis mitte punktid, vaid hoopis punkt. Nii et panen selle käima, tulemus on selline. Nüüd oli siis öeldud, et päringu tulemuses need nimetused peavad olema suurtähtedega. Ja vaat siin Accessis nagu ka teistes andmebaasi süsteemides on teil võimalik kasutada nendes SQL lausetes funktsioone. Kõigepealt neid funktsioone, mis tulevad andmebaasi süsteemi enesega kaasa, aga juhul, kui andmebaasi süsteem toetab kasutajate poolt uute funktsioonide loomist, et siis tegelikult on võimalik kasutada ka neid kasutaja poolt loodud, kasutaja defineeritud funktsioon. Ja võt üks selline funktsioon, mis on paljudes andmebaasi süsteemides olemas, et võib-olla lihtsalt erineva nimega, on funktsioon, mis siis võtab sisendiks antud sõne ehk siis stringi ja teisendab sellest kõik tähed läbivalt suurtähtedeks. Nüüd Microsoft Accessis on selle funktsiooni nimi uCase. Paljudes teistes andmebaasi süsteemides on selle funktsiooni nimi upper, mis siis teisendab kõik tähed suurtähed. Kui ma nüüd võtan, panen selle lause siin käima, vajutan käivitamise nupule, siis näete, päringu tulemuses on nüüd veerg, kus on ainete nimetused ja need nimetused on läbivalt suurtähtedega. Aga pöörake tähelepanu sellele, milline on selle veeru nimi. See veeru nimi on hästi kole ja see veeru nimi on antud andmebaasi süsteemi poolt, sellepärast, et selle päringu kirjutaja ise pole täpsustanud, milline see nimi peaks olema.
ja sellisel juhul valib selle nime andmebaasisüsteem. Ja väga sageli sellised andmebaasisüsteemi poolt valitud nimed on koledad, halvasti loetavad, halvasti arusaadavad. Ja järelikult oleks igati mõistlik, vajalik ja asjakohane ja hea stiil anda päringus sellele veerule ise ilmutatud kujul nimi. Nii et kui ma kirjutan siia as nimetus, ma kasutan sellist ümbernimetamise operaatorit, et ma ütlen, et päringu tulemuses veeru nimi peab olema siis selline. Nii et kui ma kopeerin siit nüüd uuesti selle lause, kleebin siia, panen selle lause käima, siis nüüd näete, on selles päringu tulemuses veerg nimega nimetus. Nii, et tuleks anda siis igal juhul sellises olukorras veerule ise nimi, mitte lasta andmebaasisüsteemil anda sellist koledat nimet. Üks kommentaar SQL-i ebamugavuste kohta, et mida siinkohal võiks välja tuua, on see, et kui ma näiteks tahan kirjutada päringut, kus ma küsin andmeid kõikidest tabeli veergudest, välja arvatud näiteks üks veerg või kaks veergu. Et siis mul ei ole võimalik kahjuks SQL-is kirjutada, et väljasta andmeid kõikidest veergudest välja arvatud see veerg või välja arvatud need veergud. Et ma pean igal juhul oma selles päringu lauses üles lugema siis kõik need veerud, mida ma soovin päringu tulemuses näha. Ja kui juhtumisi tabel on selline, kus veerge on väga palju, ma ei tea, 10 või üle 10, võib-olla isegi kümneid, et siis sellisel juhul ma peaksin kõikide nende veergude nimed niimoodi eraldi välja kirjutama. Lihtsalt üks selline kõrvalepõikena üks näide selliste SQL keele ebamugavuste kohta. Et nüüd on mul päringu tulemuseks siis nimetu ehk ilma nimeta tabel, kus on minu poolt soovitud veerud. Aga päringu tulemuses on andmed kõikide ridade kohta. Andmed kõikidest ridadest, mis on tabelis ainult. Tegelikult see ülesanne number 6 ütles mulle seda, et mul tuleb leida ainult siis sellised read, mis rahuldavad kõik järgmised tingimused. Ehk kõik need tingimused, mida on siin välja toodud kokku 4 tükki, kõik need tingimused peavad olema rahuldatud ehk täidetud. Ja kui ma nüüd soovin piirata päringu tulemuses ridu mingisuguse tingimuse alusel, siis see tingimus tuleb mul kirjutada antud juhul where klauslis. Ja see tingimus, mille ma võin siia kirjutada, see võib olla selline keerukas mitmest osast koosnev liittingimus, mille alamosad ehk alamtingimused on siis omavahel seotud loogikaoperaatorite kaudu. Need loogikaoperaatorid on and, or ja not. Nii et mul on võimalik neid loogikaoperaatoreid kasutades kokku panna selliseid keerukamaid tingimusi. Et hakkame siis otsast arutama. Et kõigepealt on öeldud, et mul on vaja leida ainult sellised read, kus ainekood algab kas F või hashtag. Where ainekood. Ja nüüd ma ütlen, et ainekood peab vastama mustrile. Ja selleks ma kasutan siis like tingimuse tüüpi ehk siis like predikaat. Ehk ma ei ütle seda, et ainekood peab olema täpselt minu poolt ette antud string, vaid ma ütlen, et ainekood peab vastama mustrile. Ja siin selle like predikaadi puhul siis on võimalik mustri koostamises kasutada 2 spetsiaalset sümbolit. Et kõigepealt protsendimärk tähendab siis 0 või rohkemat suvalist märki ja alakriips tähistab täpselt ühte suvalist märki. Nii et ma hakkasingi siin nüüd valesse kohta kirjutama, et kirjutan selle siis hoopis siia. Where ainekood like. Ja nüüd ma ütlen, et kõigepealt peab tulema F-täht ja siis peab tulema 0 või rohkem suvalist sümbolit. Või ainekood peab vastama mustrile, mille kohaselt kõigepealt on hashtag ja siis tuleb 0 või rohkem suvalist sümbolit.
Nii et see protsendimärk siin selles like predikaadis tähendab nulli või rohkemat suvalist märki, see on selline spetsiaalne sümbol, mida on võimalik nendes like predikaadi mustrites kasutada. Ja see muster ise tuleb kirjutada nende ühekordsete ülakomade ehk apostroofide vahel. Et mitte jutumärkidesse ega mingite muude sümbolite vahele, vaid just nimelt ühekordsete ülakomade ehk apostroofide vahel. Et see on ainukene korrektne viis, kuidas seda teha SQL-is üldiselt ja siis ka Microsoft Access'is spetsiifiliselt. Nii et ma panen selle lause käima ja kui ma vaatan tulemust, siis ma näen, et nüüd tõepoolest tulemuses ridade arv on vähenenud ja mul on tulemuses ainult sellised read, kus kohas ainekood algab kas F-tähega või ainekood algab hashtag. Nii et see lause senimaani on õigesti kirjutatud. Nüüd järgmine tingimus on see, et ainekood ei tohi lõppeda 2-ga. Nii et ma kirjutan siia and ja kirjutan, et ainekood not like ehk siis eitus, ainekood ei tohi vastata mustrile ja see muster on selline, et kõigepealt on 0 või rohkem suvalist märki ja siis on hash. Või siin oli A ei tohi lõppeda 2-ga, et siis on 2. Nii et ainekood ei tohi vastata sellele mustrile. Nüüd kohe tahan juhtida tähelepanu sellisele asjale, et näete siin selles where clause'is on nüüd mul mitu alamtingimust, aga ma siin hetkel ei kasuta sulge. Ja nüüd neid sulge mul oleks vaja kasutada, sellepärast et vastasel juhul oleks see tingimus ebaõige. Ja nende sulgude panemisel tuleb siis teada, et milline on vaikimisi operatsioonide läbiviimise järjekord. Ja vaikimisi järjekord on selline, et kõigepealt viiakse läbi AND operatsioon, siis viiakse läbi OR operatsioon. Nii et see ilma sulgudeta lause on tegelikult samaväärne sellega, kui ma paneksin selle sulud siin. Et ainekood algab F-iga või ainekood algab hashiga ja ei lõpe 2-ga. Nii et ilma sulgudeta versioon oleks samasugune, kui need sulud oleksid siin. Aga minul oli tingimus selline, et ainekood peab algama kas F-i või hashiga ja lisaks sellele ainekood ei tohi lõppeda 2-ga. Nii et antud juhul panen ma need sulud hoopis siis siia. Sellepärast, et AND operatsioon viiakse läbi enne OR operatsiooni, aga ma tahan antud juhul selle OR operatsiooni ennem läbi viia, et siis ma kasutan siin sulge. Ja panen selle lause uuesti käima. No näete, tulemus on selline, jälle ridade hulk on vähem. Nüüd kordan siis veel kord üle, et like ei ole sama, mis võrdusmärk, et see on viga, mida sageli tehakse. Et kui te kirjutaksite niimoodi, siis te ütleksite seda, et ainekood peab koosnema täpselt 2 märgist, et kõigepealt F-täht ja siis protsendimärk, aga see ei ole see, mida mul on vaja leida. Mul on vaja leida sellised ained, mille kood vastab mustrile. Mul on vaja leida sellised ained, mille kood vastab mustrile ja järelikult ma kasutan siin seda like predikat. Nüüd kolmas tingimus. Aine kommentaar on registreeritud. Uuesti AND ja nüüd SQL-is teatavasti on siis lubatud see, et mul mitte kohustuslikes veergudes võivad olla need tühjad lahted. Ja tühi lahter tähendab seda, et sellele veerule vastavas väljas on see spetsiaalne marker ehk märgis ehk tähis nagu null, mis siis tähistab väärtuse puudumist. Ja antud juhul mul tuleks siis kontrollida seda, et kommentaar on registreeritud ehk siis kommentaar ei ole null. Nii et tingimus on selline kommentaar is not null. Nii et kui ma kirjutaksin kommentaar is null, siis ma otsiksin selliseid ridu, mille puhul kommentaar on registreerinud. Kui ma kirjutan is not null, siis ma otsin selliseid ridu, mille puhul kommentaar on registreeritud. Ja see registreeritud kommentaar võib olla isegi tühi string. Tühi string, empty string inglise keeles, et see on väärtus. Ta on väga lühike väärtus.
graafilise kasutajaliidese kaudu võib-olla see null ja tühi string näevad samamoodi välja, aga tegelikult nii-öelda tühja stringi näol on tegemist väärtusega, kus see null on spetsiaalne märgend või täis, mis siis ütleb seda, et väärtus seal väljas ei ole, et see väli on täiesti tühi. Nii et selleks, et kontrollida, et kommentaar on registreeritud, ma lisan siia juurde selle tingimuse, et kommentaar is not null. Nüüd 4. tingimus. Ainepunktide arv on vahemikus 1–2, otspunktid kaasa arvatud või suurem kui 3. Nii et veel üks tingimus. And. Ja nüüd ma võin kirjutada näiteks niimoodi, et punktide arv on suurem võrdne 1. And punktide arv on väiksem võrdne 2. Or punktide arv on suurem 3. Ja kasutan siin jälle sulge, et kõigepealt panen selle sulgudes ja siis panen ka selle tingimuse siin sulgudes. Ja vaat siin näete nüüd, ütleme seda Notepad++i või ka Scitilla tekstieditori eelist või ühte eelist on see, et ta näiteks oskab kontrollida seda sulgude tasakaalu. Et kui ma siit näiteks selle sulud ära jätan, siis mul, kui ma lähen siia selle sulu juurde, mul nii-öelda ta on nagu ilma paariliselt, tal ei ole sellist rõõmsat punast värvi. Et tegelikult näete, ma panen siia selle sulu juurde, nüüd on näha, et milline sulg siis, milline avav sulg selle sulu sulg. Nii et kui ma võtan ja kopeerin siit selle lause, panen selle lause siia, vajutan käivitamise nupule, tulemus on selline. Ja kui ma näiteks oleksin jätnud siit selle sulu kirjutamata, vajutanud siin käivitamise nupule, et siis näete, ma oleksin saanud veateate. Veateate viitab syntaksi veale. See veateate on küllaltki arusaamatu või mitte spetsiifiline, et kus see viga täpselt on, aga üks nipp, mida siin Accessi puhul jälgid, et kui te vajutate nüüd OK, siis jälgige, kuhu kohta jääb kursor. Et tüüpiliselt see kursor jääb selle koha lähedale, kus kohas see viga parajasti esineb. Nii et nüüd te näete, on mul siis lisatud siia lausesse where klausel, mis sisaldab 4 alamtingimust ja need alamtingimused on siis omavahel loogikaoperaatoreid kasutades kokku seotud. Nii et peab olema täidetud see tingimus ja see tingimus ja see tingimus ja ka see tingimus. Nüüd on öeldud siin ka seda, et seda tulemust tuleb mul sorteerida. Ehk siin päringu tulemuseks olevas tabelis ma soovin muuta seda ridade järjekorda. Et ridade järjekorra muutmine ei muuda nende andmete tähendust. Küll aga ridade järjekorra muutmine aitab selle tulemuse lugejal, selle tulemuse vaatlejal paremini tulemusest aru saada. Nii et siin on öeldud, et sorteeri tulemus punktide järgi kasvavalt ja samade punktide korral nimetuse järgi kahanevalt. Ehk siis tähestikulisele järjekorrale vastupidises järjekorras. Nii et ma võtan ja sorteerin kõigepealt ja nüüd siis see sorteerimiseeskiri läheb order by clauses. Just order by, mitte sort by või midagi sarnast. Et on order by klausel ja see order by klausel on siin lauses kõige lõpus, eks sorteerimise eeskiri on siis kõige lõpus. Nii et sorteeri punktide järgi kasvavalt, order by punkte ja nüüd kasvavalt sorteerimist indikeerib siis selline võtmesõna nagu ask nagu ascending. Tegelikult vaikimisi sorteeritaksegi read kasvavalt, nii et kui te jätate selle võtmesõna ask kirjutamata, sellest ei ole ka mitte midagi, et see lihtsalt tähendab siis seda, et see igal juhul tähendab seda, et sorteeritakse kasvavalt. Nii et sorteeri punktide järgi kasvavalt ja samade punktide korral nimetuse järgi kahanevalt, tähestikulisele järjekorrale vastupidises järjekorras. Ma tahan sorteerida nüüd lisaks veel nimetuse järgi ja tahan seda teha. Nii et siin sorteerimise eeskirjas võib olla välja toodud mitu veergu.
ja seda sorteerimiseeskirja hakatakse rakendama vasakult paremal. Kõigepealt sorteeritakse read punktide järgi, antud juhul sorteeritakse punktide järgi kasvavalt. Ja kui mitmes reas on ühesugused punktid, siis need read sorteeritakse antud juhul nimetuse järgi kahel. Ja kui ma võtan nüüd siit selle lause, kopeerin selle siia aknasse, panen selle lause käima, siis näete, tulemus on selline, et nimetuse järgi on ta sorteeritud, ainekoodi järgi on ta, punktide järgi on ta sorteeritud siis kahanevalt, aga siin ongi kõikidel nendel ainetel punktide järgi on sorteeritud kasvavalt, aga kõikidel ainetel ongi ühesugused punktid ja nüüd on ta siis sorteeritud siin nende ühesuguste punktide sees nimetuse järgi kahanevalt. Muideks üks kommentaar siia juurde, et kui me räägime nüüd andmete sorteerimisest tekstiliste väärtuste järgi, siis see, milline on sorteerimise tulemus, et see sõltub tegelikult sellest keelest, mille reeglite alusel toimub see sorteerimine. Ja vot seda keelt sõltuvalt andmebaasi süsteemist võib olla võimalik ka määrata, nii et kui ma valin siit Accessi poolse file ja suvandid, ehk siis file ja options, siis näete sellest aknast Accessi suvandid ehk Access Options alajaotusest üldist ehk General leian ma sellise valiku nagu uue andmebaasi sortimisjärjestus. Ja kui ma võtan selle lahti, siis ma näen siin tegelikult suurt hulka erinevaid keeli. Ja mul oleks tegelikult võimalik valida siin eesti keele asemel ka mõni teine keel. Antud juhul, kui ma sorteerin tekstiliste väärtuste alusel, toimub sorteerimine eesti keele reeglite alusel. Aga ma võiksin valida siit ka mõne teise keele. Erinevates keeltes on erinevad tähestikud, kuhu kuuluvad erinevad märgid, nende märkide järjekord nendes tähestikes on erinev. Ja järelikult siis, kui ka sorteerida ühte ja sama stringide ehk sõnade hulka erinevate keelte reeglite alusel, siis see tulemus ei pruugi olla ühesugune, et see tulemus võib olla erinev. Et ma näiteks mäletan, et kunagi oli isegi selline skandaal, aga probleem Eesti valimistega seoses, et see valimiskomisjoni tarkvara tekitas probleeme, sellepärast et seal olid nende valijate nimed sorteeritud mitte eesti keele, vaid hoopis inglise keele reeglite alusel ja see tekitas siis selles valimiste läbiviimise juures segadust. Nii et tegelikult, kui ma valiksin siit uue keele ja valiksin siit andmebaasi riistade alt tihenda ja paranda andmebaasi ehk Compact and Repair Database, siis tegelikult hakkaks see valitud keel juba selle andmebaasi puhul kehtib. Ja siis nii-öelda toimuks juba sorteerimine selle teise keele reeglite alusel. Nii et see on üks võimalik lahendus, kuidas seda ülesannet Microsoft Accessis lahendada. Aga nagu oli öeldud, SQL-is, mida keerulisem ülesanne, seda rohkematel erinevatel viisidel on seda ülesannet võimalik lahendada. Nii et ma teen siit nüüd koopia ja muudan seda lauset natuke, et näidata siis alternatiivset võimalust, kuidas seda lauset oleks võimalik siis, milline see lause võiks Accessi puhul olla. Et kõigepealt esimese asjana on võimalik siin Accessi like predikaadis koostada selliseid otsingumustreid, mis on mittestandardsed ja võimekamad ja võimaluste rohkemad kui selline standardne like predikaadi muster, mida SQL standard ette näeb. Et tegelikult paljudes teistes andmebaasi süsteemides on olemas täiemahuline tugi regulaaravaldiste kasutamisele, nagu näiteks PostgreSQL-is, ja seal on võimalik koostada veel keerukamaid mustreid. Aga ma saaksin näiteks kirjutada siis niimoodi, et need kaks tingimust siin asendada ära hoopis sellise tingimusega siin. Ehk siis ainekood peab vastama mustrile, mille kohaselt kõigepealt on selles ainekoodis kas if või hashtag, siis tuleb 0 või rohkem suvalist märki ja kõige lõpus on mis tahes märk, mis ei ole 2.
ehk siis hüüumärk tähistab antud juhul eitust. Ja teine muudatus, mida ma tahan siin või mida ma siin teen, on siis see, et siia selle tingimuse asemel kirjutan ma hoopis, et punktide arv on vahemikus 1 ja 2. Punktide arv on vahemikus 1 ja 2. Nii et see between predikaat võimaldab siis vahemikul põhinevat otsingut ja selle between predikaadi puhul tuleb siis teada seda, et between arvestab ka vahemiku otspunktidega. Ehk siis tulemuses on ka sellised read, kus punktide arv on 1 ja tulemuses on ka sellised read, kus kohas punktide arv on 2. Nii et kui ma võtan siit uuesti loopäringu kujundus, sule SQL-i vaade, kopeerin selle uuesti siia, vajutan käivitamise nupule, siis näete endiselt kenasti Microsoft Accessisse lausega tööd. Nüüd järgmise asjana tahaksin ma teha siis sellist asja. Et muideks üks asi veel, et kui te siin seda Notepad++ või ka Scintilla text editori kasutate, et siis kindlasti salvestage see fail ka ära, aeg-ajalt vajutage siis ka Ctrl+S või salvestamise nupule selleks, et ei tekiks sellist olukorda, et te olete siia pikalt midagi kirjutanud ja siis äkitselt kogemata panete selle akna kinni ja kogu teie töö läheb kaotsi. Nüüd, mida ma veel näiteks on see, et kui ma nüüd kirjutan siin selle lause, kirjutan selle Accessi, et siis Accessi puhul ma saan selle lause ka siin ära salvestada. Nii et ma kirjutan siia lause, vajutan save, ütlen, et see on näiteks siis ülesanne 1. Ja nüüd, kui ma siis panen selle kinni, siis topeltklõps käivitab selle lause, lihtsalt aktiveerimine ja valik kujundusvaade ehk design view võtab selle lause uuesti niimoodi lahti. Ja veel selline asi, et kui te nüüd liigute näiteks selle kujundusvaate ja SQL-i vaate vahel, et siis mõnikord võite täheldada seda, et selle liikumise tulemusena on teile pandud näiteks siia where clause'isse juurde neid sulge. Et need sulud ei muuda seda lauset kuidagi valeks, aga see on siis lihtsalt selline, ütleme, süntaktiline müra, et mis tekkis selle tulemusena, kui te liigute siin nende erinevate vaadete vahel. Seda alati ei juhtu, aga mõnikord seda võib juhtuda. Nüüd järgmine asi, mida ma tahaks teile näidata, on see, et neid lauseid väga pisikeste muudatustega ma saan käivitada ka kõigepealt siis PostgreSQL-is ja siis ka LibreOffice Space'is. Nii et võtame PostgreSQL-i kõigepealt. PostgreSQL, et see oli siin Access, need olid laused Accessi jaoks, aga võtan nüüd selle esimese lause ja tahaksin selle käima panna Postgresi andmebaadis. Tegelikult on ainult üks muudatus, mida mul on vaja siin teha. Et muudatus seisneb selles, et PostgreSQL-is ei ole funktsiooni nimega UCase, PostgreSQL-is on hoopis funktsioon nimega upper, nagu ka paljudes teistes andmebaasisüsteemides. Nii et ma asendan ära selle funktsiooni nime, ehk funktsiooni nimi on upper ja mis puudutab nüüd PostgreSQL-is lausete käivitamist, et eks igaüks valib endale kõige meeldivama programmi, et siin Postgresi puhul on tõesti väga palju erinevaid programme, et näiteks dbeaver ja dbschema, millest ma olen ühes videos rääkinud. Või näiteks spetsiaalselt Postgresi jaoks mõeldud sellised programmid nagu on pgadmin ja php pgadmin. Aga minule ausalt öeldes meeldib kõige rohkem see käsureapõhine programm PSQL, mida ka teie saate kõik Apex2 serveris kasutada, kui te sinna näiteks, kui te sinna sisse logite, SSA protokolli kasutades, näiteks puti programmi vahendusel. Ja ma käivitan siis nii-öelda neid SQL lauseid siit sellelt käsurealt. Et kui ma siin PSQL-is annan käsu, kaldkriips, nõrk tee, tugev tee, siis ma näen kõiki andmebaasis olevaid tabeleid. Ma näen, et siin andmebaasis skeemis public on kõik need samad tabelid, mis olid selles minu nii-öelda Accessi andmebaasis. Ja kui ma nüüd võtan ja kleebin siia selle lause, siis näete, selle lause täitmine õnnestus.
ainukene asi, mida mul oli vaja muuta, oli see, et ma pidin selle funktsiooni nime UCase asendama funktsiooni nimega upper. Nii et aga see on tegelikult elu tõsiasi, et erinevad andmebaasisüsteemid, nad toetavad kõik mingisugust hulka funktsioone, aga erinevates andmebaasisüsteemides funktsioonide hulk on erinev, nende funktsioonide nimed on erinevad, funktsioonid võivad ka teha natukene erinevaid asju, isegi samanimelised funktsioonid. Nii et igal juhul, mis iganes andmebaasisüsteemide kasutate teil, on vaja konsulteerida selle konkreetse andmebaasisüsteemi abiinfoga, et saada teada, milliseid funktsioone näiteks on siis võimalik selles andmebaasi keele lausetes kasutada. Et oluline on teada seda, et andmebaasisüsteemiga tulevad funktsioonid kaasa ja neid funktsioone on võimalik SQL-lausetes kasutada. Nüüd, mis puudutab seda lauset, et selles lauses ma pean tegema siis 2 parandust. Et kõigepealt see esimene parandus on juba tuntav, et UCase'i asemel on upper. Ja nüüd, mis puudutab seda võimalust siin. Nagu ma ütlesin, Access'is on siis tehtud seda like predikaati natukene võimekamaks, et ma saan kirjutada siia sellist mustrit, mis on natukene keerulisem kui see standardne SQL-i like predikaat ette näeb. Nüüd PostgreSQL-is on mul selle asemel võimalik siis hoopis kasutada regulaaravaldust. Nii et ma ütlen, et ainekood peab vastama mustrile, mille kohaselt ainekood kõigepealt siis algab kas F või H tähega. Ja vaat selleks oleks mul vaja siin selles regulaaravaldises kasutada nüüd sellist katuse märki, mis siin ASCII tabelis on koodiga 94. Nii et kui ma tahan seda katuse märki, siis ma hoian all alt-klahvi ja sisestan numbri klaviatuurilt 94. Ja siia tekib see katus. Nii et alt 94 ja siia tekib see katus. Ehk siis stringi algusest lugedes kõige esimene märk on kas F või H. Siis tuleb 0 või rohkem suvalist märki. Nii et punkt tähendab täpselt ühte märki. Punkt ja tärn tähendab 0 või rohkemat suvalist märki. Ja siis kõige lõpuks tuleb, ei tohi tulla 2. Ja vaat siin tuleb jälle kasutada seda katust. Ja antud juhul või antud kontekstis see katus tähendab siis seda, et see märk on mis tahes märk, mis ei ole 2. Ja siis lõpeb string ära. Nii et siin antud kontekstis string hakkab. Kõigepealt on kas täht F või H, ehk siis märk sellest märkide hulgad. Siis on 0 või rohkem suvalist märki. Siis on märk, mis ei ole 2 ja siis lõpeb see string. Nii et vaat selline lauses. Ja siin on mul veel võimalik teha niimoodi, et kui ma kirjutan tilde tärn, siis see tähendab case insensitive search ehk mitte tõstutundlik otsing. Et siis arvestatakse nii sellega, et ainekood võib alata kas väiketähega või suurtähega. Kui mul ei ole siin seda tärn, et siis see tähendab, et on tõstutundlik vastavuse kontrolli. Et tõstutundlik mustrile vastavuse kontroll. Et muideks kommentaariks Access'i kohta. Access'is vaikimisi otsing on tõstutundetu. Ehk vaikimisi tegelikult otsitakse, leitakse nii sellised ainekoodid, mis algavad väikese F-iga, kui ka sellised ainekoodid, mis algavad suure H-iga. Nii et selles mõttes on loogiliselt samaväärne oleks siia kirjutada midagi sellist. Ja ma saan tegelikult ka siin seda lauset muuta, et kui ma tahan nüüd seda like predikaati muuta tõstutundetuks, siis mul on võimalik siin kasutada hoopis sellist võtmesõna nagu on e-like. Ehk siis see on tõstutundetu, case insensitive like. Ehk lihtsalt tavaline like siin PostgreSQL'is on tõstutundlik, aga e-like on tõstutundetu. Access'is vaikimisi ongi tõstutundetu otsing. Ja siin siis lihtsalt tilde tähistab siis operaatorit, mis kontrollib tõstutundlikult seda vastat.
ja tilde tärn tähistab siis tõstutundetut vaste kontrollimist. Nii et ma võtan, kopeerin selle lause, kopeerin siia ja näete, tulemus on samasugune. Ja nüüd, mis puudutab siis LibreOffice Base'i, et näitan teile tegelikult ka seal läheks lause kenasti käima, LibreOffice Base. Ja siin LibreOffice Base'i puhul ma siis kasutan, näete, vot seda lauset, mis on siin. Panen käima, avan LibreOffice Base andmebaasi sisaldava andmebaasi faili. Et jällegi ma olen teinud eraldi video, kus kohas ma räägin natukene LibreOffice Base'is päringute käivitamisest. Ja lihtsalt näitena, kõige esimese asjana vaatan siit tabelite alla. Näen, et siin on kõik need samad tabelid, valin siit tööriistad ja seosed. Siit ma saaksin vaadata siis neid tabeleid ja nende vahelisi seoseid. Ja kui ma tahan nüüd siis kirjutada SQL select lause, siis ma peaksin valima siit päringud ja koosta päring SQL vaates. Ja esimese katsetusena võtan ja kopeerin siit selle lause ja üritan selle lause käima panna. Ja ma saan veateate, mulle öeldakse, et ei ole sellise nimega tabeleid, ei ole sellise nimega veel. Vaat siin LibreOffice Base'i puhul tuleb siis arvestada seda, et need identifikaatorid on siin tõstutundlikud ja tuleb kasutada siis nende identifikaatorite puhul läbivalt suurtäht. Aga nüüd selle lause tõlkimine või sobivaks teisendamine LibreOffice Base'i jaoks ei ole iseenesest mitte midagi keerulist. Et näete, ma siin selles Notepad++ võtan lahti uue akna, teen selle lause aktiivseks ja valin siit Edit, Convert Case to Uppercase. Nüüd on siin koodis läbivalt kõik tähed suurtähed ja nüüd saan ma siis võtta ja kleepida selle lause siia aknasse ja selle lause täitmine õnnestub. Ja mul on võimalik soovi korral siis need SQL select laused ka siin query objektidena ära salvestada. Et mis iganes muud tüüpi lauseid ma tahan käivitada, et nende käivitamiseks ei ole mitte see aken siin, vaid nende käivitamiseks on siis tööriistad ja SQL. Et olgu see näiteks create table, alter table, drop table, insert, update, delete, et kõik tuleks käivitada siit kaudu. Neid lauseid siin selles eraldi andmebaasi objektina salvestada ei saa. Siin saab käivitada ka select laused, aga select lausete tulemus esitatakse siin sellisel väga halvasti loetaval ja koledal viisil, nii et neid select laused on parem käivitada siit kaudu. Nii et nagu te nägite, see näide üsna ühesugune, see kood nii Access'is, PostgreSQL'is kui ka LibreOffice Base'is. Nüüd läheme edasi, et tegelikult oli siin teine ülesanne veel. Leia eelmises punktis toodud tingimustele vastavate õppeainete arv, veerusnimega arv ja punktide keskmine ümardatuna ühe kohani peale koma. Veerusnimega keskmine, ehk siin on isegi ette öeldud, et millise nimega veergades peaksid need andmed olema. Ja päringu tulemuseks peab tekkima siis tabel, antud juhul siis ilma nimeta tabel ehk nimetu tabel, kus on üks rida ja kaks veergu. Ja kuidas ma kõigepealt saaksin seda ülesannet lahendada siis siin Access'is? Et kõigepealt lahendus number 1. Et vaadake, kui ma siin Access'is nüüd selle select lause salvestasin, siis ma salvestasin ta query objektina. Ja selle select lause salvestamise tulemusena tekkis siia nimega tabel, mis on tuletatud tabel ja milles olevad andmed leitakse siis teiste siin andmebaasis olevate andmete põhjal. Nii et kui ma vaatan tabelit aine, see näeb välja nagu tabel, vaatan tabelit eksam, see näeb välja nagu tabel, vaatan tabelit ülesanne 1, see näeb välja nagu tabel. Nii et mida ma tahan öelda on see, et teil on võimalik võtta ja kirjutada SQL lause selle virtuaalse tabeli põhjal. No näiteks ma võin võtta ja kirjutada niimoodi. Select turn from ülesanne 1. Ja tulemus on selline,
Ehk tegelikult ma kirjutasin siia nüüd mitte selle tabeli nime, mis on siin, vaid selle tabeli nime, mis on siin. Et tegelikult see on ka tabel, see on virtuaalne tabel, mille väärtus arvutatakse siis välja selle hetke seisuga, kui ma selle tabeli poole pöördun. Ja vaat nüüd on võimalik sellist lähenemist ära kasutada selleks, et keerukamat ülesannet mitme sammuga lahendada. Et selle asemel, et ponnistada, kirjutada ühte SQL lauset, mis siis võib osutuda väga keeruliseks ja kus mõni pisikene viga võib tingida selle, et kogu see lause ei tööta. Siis selle asemel te võite proovida jagada selle lause sellisteks väiksemateks alamosadeks, iga alamosa lahendamises kirjutada eraldi lause ja siis lõpuks panna nende eraldi lausete pealt päringut tehes kokku siis oma lõplikku vastust. Et selline strateegia on võimalik Access'is, tegelikult on samasugune strateegia võimalik ka Postgresis ja Oracle'is, kui te sooviks. Nii et võtan ja hakkan siis kirjutama siin seda lauset. Kõigepealt jälle siis Access'i jaoks. Et nagu siis öeldud, select tern from ülesanne 1. Ja nüüd oli öeldud, et mul on vaja leida tingimusele vastavate õppeainete arv. Kui ma vaatan selle päringu tulemust, siis selle päringu tulemuses on 3 rida. Ja mul oleks vaja nüüd oma lauses kokku lugeda siin nende ridade arv. See annab mulle nende õppeainete arvu, mis rahuldavad seda tingimust. Ja vaat selleks, et seda teha, on siis SQL'is võimalik kasutada selliseid funktsioone, nagu on kokkuvõttev funktsioonid inglise keeles aggregate function, eesti keeles mõnikord tuntakse ka nime all grupifunktsioonid. Et nende kokkuvõttev funktsioonide idee seisneb selles, et selle funktsiooni sisendiks on ridade hulk ja see funktsioon arvutab selle ridade hulga põhjal välja siis sellise kokkuvõtliku väärtuse. Ja üks kokkuvõttev funktsioon, mis on igas endast lugupidevas SQL andmebaasisüsteemis olemas, on siis kokkuvõttev funktsioon count. See count funktsioon loendab kokku ridade arvu. Nii et kui ma võtan ja kirjutan siia niimoodi, siis mulle loetakse kokku ridade arv on 3, aga panete jälle tähele, see veeru nimi siin on väga kole. Kuna ma oma päringus ei andnud sellele veerule ise nime, siis antakse see nimi andmebaasisüsteemi poolt ja nüüd on isegi selles ülesandes ette antud, et see arv peab olema veerus nimega arv. Nüüd teiseks, mul tuli leida keskmine punktide summa ümardatud ühe kohani peale koma. Nii et keskmise leidmiseks, aritmeetilise keskmise leidmiseks on funktsioon AVG ehk average ja punkte as keskmine ja ümardamiseks on olemas selline funktsioon nagu rounds, kindlasti ka olemas paljudes erinevates andmebaasisüsteemides, sealhulgas nii Postgresis kui LibreOffice Base'is ja siin roundil on siis 2 oodatavat sisendit, et kõigepealt esimene argument on siis see arv, mida soovitakse ümardada ja teine arv näitab siis kohtade arvu peale koma. Ja nüüd, kui ma siis võtan, kopeerin selle lause siia, panen selle lause käima, siis mulle öeldakse, näete, et mul on kuskil vigane süntaks. Nii, et okei, select count ja näetavad, siin on puudu võtmesõna as. Et siin peaks kasutama võtmesõna as. Et mõned andmebaasisüsteemid antud kontekstis lubavad ka seda kirjutada selle lause niimoodi, et ma seda as'i ei kasuta, aga Access tahab, et me siin kontekstis kindlasti seda võtmesõna as kasutaks. Nii et mul oli siit see võtmesõna as puudu. Nii et ma nimetan siin päringu tulemuses need veerud ümber, et leian ridade arvu, leian keskmise punkti summa ja selle punkti summa ümardan siis round funktsiooni kasutades ühe kohani peale koma. Nüüd see on siis üks võimalik lahendus, kuidas ma saaksin seda ülesannet lahendada.
Nüüd, kui ma tahaksin seda ülesannet lahendada ühe lausega, siis ma tegelikult saaksin kasutada sellist trikki, nagu on siis alampäring. Alampäringutest hakkame pikemalt rääkima edaspidi. Aga põhimõtteliselt saaksin ma, näete, kirjutada siia niimoodi, from sulgudes as ülesanne 1. Ja nüüd saaksin ma võtta siit selle select lause ja panna selle select lause siia. Nii et selle asemel, et öelda, et ma soovin võtta neid andmeid, mille põhjal ma selle koondtulemuse arvutan, et ma soovin nad võtta siis sellisest nimega tabelist, ma ütlen, et tegelikult see tabel tuleb moodustada päringu tulemus ja ma lihtsalt copy-paste'iga tõstan selle siia. Kui ma nüüd uuesti proovin siit seda lauset käima panna, näete, see lause töötab. Ja nüüd on tegelikult võimalik seda lauset mul lihtsustada. Kui ma siis võtaksin, näete, niimoodi ja kustutaksin ära siit selle rea ja kustutaksin ära siit ka selle rea. Siis ma kirjutaksingi siin antud juhul päringu, kus ma olen leidnud tabelist aine nendele tingimustele vastavad read ja nendele tingimustele vastavate ridade põhjal olen ma välja arvutanud siis koondtulemus. Nii et kui ma võtaksin nüüd siit selle lause, paneksin selle lause siia, siis ma näeksin, et siin läheb see lause kenasti käima. Seesama lause, täpselt samasugune lause, läheb väga kenasti käima ka PostgreSQLis. Ja kui ma võtan siit selle lause, kleebin selle jälle siia, valin siit Ctrl+A-ga, valin terve lause ja ütlen, et edit ja convert case to uppercase. Siis, kui ma võtaksin ja paneksin selle lause siin LibreOffice Base'is käima, et ka siin selle lause käivitamine õnnestub. Nagu te näete, erinevad võimalikud lahendused selle ülesande lahendamiseks. Kui te küsite, et miks siin peab olema see as ülesanne 11, see on nii-öelda syntaxi nõue, et ma tegelikult siin from clause'lis alampäringuga moodustan lause ja alampäringuga moodustan tabeli ja siin selles kontekstis ma annan sellele tabelile nime. Kui ma võtaksin näiteks selle lause siit, siis ka ütleme see lause läheks käima Postgresis. Nojah, ma pean siin selle U-case selle ära muutma. Kui ma võtan ja see on siis PostgreSQL, nagu te näete, läheb ka see lause käima PostgreSQLis. Ja nüüd midagi, mida te saate teha Postgresis, see on mitte Access'is ega LibreOffice Base'is. Tegelikult sellises uuemas SQLis on võimalik kasutada sellist asja, nagu on ühised tabeliavaldused, common table expression, mille idee seisneb siis selles, et ma saan oma SQL lause kontekstis ära deklareerida alampäringu, millega ma moodustan tabeli. Ja ma saan järgnevas lauses sellele tabelile viidata. Nii et ma võiksin võtta ja kirjutada hoopis niimoodi. Vip ülesanne 1 as. Siis kopeerin siit selle lause. Ja nüüd kirjutan select count from ülesanne 1. Ja tegelikult selle arvutamise juures mul seda sorteerimist kindlasti vaja ei ole, nii et ma kustutan selle sorteerimise siit ka maha. Nii et näete siin lause alguses with clause'lis ma siis deklareerisin alampäringu
Ja siin selles lauses ma siis viitan seda nime kasutades sellele alampäringule. Ja kui ma panen selle lause siin käima, siis näete, selle lause täitmine õnnestub. Nii et ka näiteks sellist lauset on võimalik kirjutada, et see tõsi küll töötab siis ainult Postgresis, aga ei tööta Accessis ega LibreOffice Base'is. Veel kommentaariks öeldes, et nii Accessis kui Postgresis need identifikaatorid on tegelikult tõstutundetud. Nii et siin ma võin kirjutada ka, ütleme näiteks ühes kohas selle identifikaatori väiketähtedega, teises kohas suurtähtedega, kolmandas kohas mingisuguse kombinatsioonina väike- ja suurtähtedest, et andmebaasisüsteem saab sellest aru. Küll aga muidugi koodi parema loetavuse huvides tasub ka, enda kirjutatud koodi juures olla järjekindel ja siis kasutada neid väikseid ja suurtähti läbivalt ühtemoodi, lihtsalt kas või juba selle jaoks, et see lause oleks koodi lugejale paremini aru saada. Ja kõige lõpetuseks siis juhin tähelepanu, et seda lahendust, kus ma siin Accessis loon sellise vaate, virtuaalse tabeli, et seda lahendust on võimalik kasutada ka PostgreSQLis. Et näete, ma saaksin PostgreSQLis teha niimoodi. Create or replace view, ülesanne 1, as. Ja siia tuleb siis selle vaate alampäring. Create or replace view, siis tuleb vaate nimi ja siis tuleb vaate alampäring. Ja see vaate alampäring leiab, nagu te näete, siin viidatakse siin andmebaasis olemasolevale tabelile, milleks on tabelaine. Ja see tabelaine on niinimetatud baastabel, aga see vaade on siis virtuaalne tabel. See on tabel, mis on loodud teise tabeli põhjal, antud juhul tabeli aine põhjal. Ja kui ma nüüd panen selle lause siin käima, et näete, mulle siin PSQLis öeldakse kenasti, et vaate loomine õnnestus. Kui ma kirjutan siin PSQLis /T ja tugev V, siis ma näen, et mul on siin andmebaasis vaade nimega ülesanne 1. Ja nüüd, kui ma tahan, võin ma teha selle vaate põhjal kenasti sellise päringu. Et nagu te näete, ka see lahendus, mida ma pakkusin siin Accessis, see samamoodi toimiks ka PostgreSQLis. Et lihtsalt see eeldaks seda, et te peate hakkama siis siin PostgreSQLi andmebaasis seda andmebaasi skeemi muutma.